kus see nagu kirjas on, et naisi peab rohkem huvitama või et naised peavad rohkem hoolima või et naised peavad rohkem tegema ja vastutama? Kui meil on täna nagu perekonnaseaduses kirjas võrdse panustamise põhimõtted ja siis meil on nagu terve hunnik mehi, kes ei suuda isegi toiduarveid maksta ja teatavad sama põhimõttekindlalt kui need seadusedki, et nemad ei ole huvitatud mitte millegi maksmisest. Ja kui emad siis vastutavad või ostavad lastele riideid ja vankreid ja eakohaseid arendavaid mänguasju, näiteks nagu liumäed või ronimisagregaadid või talveriided, hoiavad toidulaua mitmekesisena, vaatavad, et laps saaks variatsioone, et tal oleks iga päev õues käidud, et tal oleks vannis käidud, et tal oleks üldse vann, kus käia, et ta saaks vahest ka ujumas käia või mängutuppa või teiste lastega playdate ima kuhugile või et siis see on nagu meie töö justkui default, on ju. Ja siis, kui see naine nagu ühel ilusal päeval, varem või hiljem sünnitusjärgse depressiooniga või mitte, tunneb, et tal on nagu mõõt täis 24/7 lapsega tegelemisest tööst selle päeval. Eriti veel siis, kui teiselt poolt väikest sõrmegi ei tule. Ja siis sa lihtsalt ühel ignorantsel päeval viid selle nunnupalli koos kõikide oma vajadustega tema isa aadressile, kes muidu varasemalt ei ole telefonigi vastu võtnud ega tagasi helistanud. Ja ütledki, et davai, eks ma siis vaatan. Kui aega saan, siis tulen, astun läbi ja viin võib-olla mänguväljakule korraks kiikuma. Aga muidu mul on nagu toimetamist ja oma asju vaja teha. Et eks te siis vaadake, kuidas te nagu hakkama saate. Ja siis kergelt 5 päeva hiljem hakkab siuke, et lapsel on ikka sind ka vaja näha ja aga kui sina oled 2 nädalat kadunud, 3 nädalat kadunud, ainuke asi, mida see laps näeb, on mina ja mu kortisoolirohke emotsioon, kus ma vaikselt tunnen, et nagu haiglas oleks võib-olla tore puhata nädal aega näiteks, voodis lihtsalt pikali olla. Arstid toovad, mitte arstid, aga õed toovad süüa ja koristajad koristavad ja nautida ka nagu vaikust või kuulata podcast'e ilma, et keegi midagi tahaks või et nagu kui siuksed stsenaariumid hakkavad juba nagu toredatena tunduma, siis on see nähtamatu koorem saanud nii talumatuks, et sa ei tahagi midagi mõelda ja sul ei ole enam lastest ka rõõmu. Ja see juhtub varem või hiljem väga paljude naistega, keskeltläbi kuskil aasta pealt. Mul läks 1,5 aastat. Ja siis, kui mõtlengi, et no okei, et tulge siis läbi, et tulge siia, et ma siis
annan tissi ja olen nagu tore ja teen ka omi asju. Ja siis ühel hetkel teatatakse, et okei, ma hakkan siis minema. Ma kuhu nagu? Oli meil juttu sellest või? Mina näiteks tunnen, et ma ei taha lapsega üksi jääda uuesti 24/7 teadmata ajaks, sest mingid kokkuleppeid ju ei ole ja mingit võrdset vastutust ammugi mitte. Mul on toidukapp tühi, tal on toidukapp tühi, aga kes siis ostab süüa? Kui mina ostan süüa ja mulle öeldakse, et see pole minu mure, ma umbes oma lõbuks ostan mingit stuffi ja panen iga kuu mingi 100 eurosi toiduarvete alla, mis mitte kellegi mure pole. Siis kelle mure see lõpuks nagu on? Et kui ma ema palka sain, siis mulle öeldi, et aga noh, riik ju maksabki sulle selle eest. Aga nüüd ma ei saa vaata ema palka, et kelle mure see nüüd siis on? Anname lastekodusse või? Et sina ei taha, ei suuda, ei saa. Mina ka ei viitsi. Ma ka ei viitsi. Mis nüüd siis saab? Tüüp hakkas lihtsalt uksest välja nagu jooksma reaalselt nagu. Vähem kui 5 sekundiga oli kuradi jope seljas ja hakkas juba ukse poole liikuma. Seda kuulda, ma lähen nüüd välja, et eks te siis vaadake, kuidas te hakkama saate, et mul on toimetamist. Tulingi välja poodi, sest meil pole piimagi kodus. Aga see on jälle minu mure, eks ju. Ta nägi ju väga hästi, ta tegi mu viimased munad just ära omletiks. On see kellegi mure, et kapp on tühi või? Küsiti mult, et kuule, kas tahad nagu poes ka veel ära käia või et nagu, mis me siis teeme, et kuidas me nagu jagame või? Ei, ma lihtsalt hakkan minema ja siis jooksen nagu uksest välja. Not if I get there first. And take your shoes with me. Which I did. Et muidu räägitakse, et joo, alati võib tuua. Ja ma hea meelega võtan ja vaatan. Aga helista mulle ikka ette järgmine kord, kui sa tuled, et niimoodi ilma teatamata. Aga ma helistasin, sulle sa ei võtnud vastu ju. Mis teeme siis? Kas see peab nagu minu mure olema või kelle mure see on siis? Make it work. Nagu miks arvatakse, et naised peavad kõik nagu ära lahendama või ära kandma või kus see kirjas on? Kus see kirjas on? Ma ka ei viitsi, mul on ka tegemist, mul on toimetamist. Ja see ei ole sinu asi, mis toimetamist mul on. Kui ma tahan vaipa pesta või kui ma tahan lakke vahtida. Teen, mis tahan, on ju. Aga käiakse, räägitakse, et jaa, ei saa üldse lapsega tegeleda, ei lasta. Võta ja tegele. Palun. Sul on 1,5 aastat veel minna. Ma siis tulen läbi, kui ma saan aega. Kui mul tekib siuke tunne, et ma tahan oma lapsi näha või et ma igatsen kedagi või tunnen, et ma tahan jogurtit tulla teile tooma. Et te saaksite vahelduseks makaronidele ja pelmeenidele midagi muud ka tarbida siin elus. Nagu WTF. Honey, get back into the kitchen and make me a sandwich. Because I've had it. Ja mees, kes pole ei tea, 3 aasta jooksul ühtegi lille toonud, välja arvatud emadepäevaks ja sünnipäevaks, siis kui mu vanem tütar seda basically initseeris. Sest noh, sotsiaalne surve või nii on ju. Siis täna oli esimene päev selles üürikeses ajaloos, kus oldi aiast korjatud maikellukestega
And all it took was 5 days alone with the kid. Ja siis sa saadki aru, et sa ei saagi minna pissile ega kakale üksipäini või et duši alla ei saa nagu tunnikeseks mõnulema minna, ilma et keegi kogu aeg seal siis see välja ei käiks. Või et igapäevaselt nagu 4 seina vahel lapsega ei ole nagu ka päris tervislik istuda. Või et tulebki nagu leiutada muid tegevusi lisaks, et mitte lihtsalt ise hulluks minna ja lapsele arengupeetust tekitada selle kaudu. Et noh, värske õhk on nagu tervislik, eks ju. Jalutamine ja kõndimine ja keskkonna avastamine ja liivakastis bakteritega tutvumine ja immuunsüsteemi tugevdamine. Ja see ongi kõik aeg, mis tuleb mingite ohvrite pinnalt. Aga miks tuleb see alati naiste ohverdusena? Kus see kirjas on? Kus on meil tänases Eestis sellised regulatsioonid, koolitused, ettevalmistavad programmid, mis annaksidki tulevastele rõõmsameelsetele, tänulikele meeskodanikele aimu sellest, mis neid ees ootab ja kui palju nad peavad enda elu ümber seadistama, mitte ootama naiste peale, et naised kannavad, teevad ja vastutavad. Parimal juhul makstakse veel arved ära sellel naisel, et ta saaks teha ja vastutada, aga ka sellisel juhul on seal lõiv, mida tuleb varem või hiljem maksta, sest vaimne tervis kannatab sellegi poolest, kas sul on arved makstud või mitte, kui sa oled 24/7 lapsega ja vastutadki kõige eest, ilma et sul oleks minutitki isiklikku aega, et mõtestada lahti üldse see, kes sa lisaks emadusele veel oled. Ja kas üldse oled? Kas sul üldse on aega, et olla? Kedagi üldse huvitab see, et sa tahad olla? Või et sul on mingid vajadused, et sul ongi vajadus magada, ilma et keegi su unetsüklisse sisse kogu aeg sõidaks? Või et sa tahaksidki minna üksinda võib-olla kuhugile välja? Või et sa tahaksid üksinda kodus olla? Võib-olla lihtsalt muusikat kuulata, istuda, vaadata aknast välja. Aga sulle selleks nagu ruumi ei anta. Või leitakse vabandusi, miks midagi mitte teha või mis on need plokid, mis kellegi arusaamades millegi tegemist takistavad. Ja siis sa pead veel nagu psühholoogi või ema mängima mõnele teisele täiskasvanule, kellelt sa pigem nagu tuge soovid ja võrdset panustamist ja vastutuse võtmist, proaktiivsust, oskust näha ja tähele panna asju ja hetki, kus naise koormat kergendada, kus on need sisendid ja arusaamad, standardid, traditsioonid, mõisted. Normid. Ja miks peab seda kõike nõudma või mingis kriitilises punktis hakkama väliste abijõududega paika panema? Olgu siis selleks mingid perelepitused või nõustajad või terapeudid. Miks on meestele rohkem lubatud kui naistele? Kas see peaks mitte vastupidi olema?
me oleme nagu 9 kuud kandnud, sünnitanud, imetanud, juba 2 aastat oma elust nagu maha kirjutanud. Ja siis sinna otsa tuleb veel mingit aega, kus justkui mingi õpitud abitus eeldab ja ootab ja arvab, et see ongi norm. Nagu see on oskamatus ju. Või harimatus? Mis asi see on? Tänapäeva ühiskonnas, kus naised on keskeltläbi kõrgemalt haritud. Nojah, palgalõhest me siinkohal rääkida väga ei saa, sest see on endiselt aktiivne, aga no, trendid näitavad, et langev trend. No, minu näitel ma olen nagu 1,5 korda rohkem teeninud keskmiselt. Aga no, pool sellest ajast ikkagi 2 või rohkem korda teeninud, enne kui ma koduseks jäin, aga siis tegelikult. Aga nagu, kus see kirjas on, et mind peab rohkem kottima see, kas süüa on, kas tegevusi on, kas mul üldse aega jääb, et teha ära oma ülikoolitööd, sest noh, kogemus jällegist näitab, et see ei olegi kedagi huvitanud, sest mulle ju öeldi, et sinu kool on pohhui. Okei. Ja siis ma peaksin nagu austama ja respekteerima antud isiku huvisi vabadusele kui minu huvisi, eesmärke ja tervist ei väärtustata. Noh, pigem on nagu nii, et võta ja kasva siis ja ole siis see suur issi, kes sa olla justkui nagu tahad, aga siis kui reaalselt on see päev käes ja sa oled nagu vähem kui kuu aega olnud selles rollis, siis sa juba foldid ja jooksed uksest välja või? Ja siis kui mina olen kuid 24/7 lapsega üksinda ja soovin puhata, siis see on nagu hane selga vesi, kus veel seatakse tingimusi sellele, kui kaua või kuidas ma võiksin oma elu elada või puhata ja kas ma üldse saaksin puhata. Ja kui ma lapsele midagi ostan, mille väärtus on kõrgem kui tema senine päevapalk, siis see on minu lõbu. Ma ju enda lõbuks ostsin selle talle siia. Ei, muidugi, ma ise lasen liugu selle liumäe pealt alla. Laps võib seinast üles ronida, kui tal on mingi liikumisvajadus või mingi arenguline etapp käsil. Sest mõttes, et milleks on vaja osta jalanõusid, mis on parajad, kui ta võib ju käia mingite suurte kalosside või mingite väikeste tuhvlitega. See on ju ka minu lõbuks, kui ma talle parajad jalanõud jalga ostan. Kas tal üldse on vaja neid? Saab ju teistmoodi ka hakkama. Paljajalu näiteks. Tsirkus täielik, noh. Mis teie arvate? Ja ärgem unustagem pisiasja, et sel hetkel, kui välja hakati jooksma, siis öeldi, et ütlesin, et aga võta siis pisike ka endaga kaasa. Et sul on ju veel 1,5 aastat minna. Ja siis oli, et
ei noh, siis võtan, aga et ainult siis, kui sina ka oled. see, mis tingimus see nüüd on, et ma pean justkui nagu sinuga tulema voodit jagama, et ilma selleta sa ei ole nagu võimeline lapsega üksipäini olema või kui ma olin rase, siis oli probleem, et ma olen rase, et me ei saa midagi teha, et sa sünnitad ära ja siis me saame umbes käia ja teha asju. okei, sünnitad ära, on ju. siis on see, et oi, aga laps on nii väike, et me ei saa ju kuhugile minna teda üksi jätta, et noh, saab natuke vanemaks, et siis, et noh, ta ei saanud nagu jalutamaski käidud ilma, et sellega mingi draama oleks olnud ja ta noh ei käinudki, et hakkas nagu nüüd sellel suvel siis praktiliselt esmakordselt liivakasti poole suunda võtma. laps oli selleks ajaks juba aasta ja 2-3 kuune. september-oktoober oli siis esimene aeg selline, kus 1-2 ööd lapsega veedeti, kui mina olin õppesessil ära. mis ei olnud kõige parem, et laps oli pärast seda klammerduvam ja palju raskemini käsitletav, et ma selle nalja lõpetasin nagu ära selleks hetkeks. aga nüüd ma tundsin, et mul on nagu toss väljas. mul on tõesti toss väljas olnud, et ma ei tea, mis see on, aga see rutiin lihtsalt surub nagu mingi Hiina piinamismeetod, et esimesed 3 päeva, 4 päeva, 5 päeva, kui see tilk sul otsa ette tilgub, et noh, kannatad veel välja, on ju. aga kui sul 30 päeva järjest või 30 kuud järjest on seesama tiks käimas kogu aeg ja sa tunned, kuidas su sees kõik rakud karjuvad ja sul on nagu raskus iseenda purgis hoidmisel, veel vähem nagu kaasreguleerida midagi, kui sa selleks hetkeks nagu praktiliselt ennastki enam reguleerida ei suuda või üle olla, et mis sa nagu siis teed, eks ju. ja siis sulle öeldakse veel tingimuslikult, et 2-in-1 package deal või. aga see ongi see koht, kus võta ja tõesta siis ennast, et sa oled nii kõva mees, nagu sa siin räägid, et sa oled. võta, palun, sul on võimalus olemas. ma tulengi vahest läbi ja naudin päeva jalutuskäiguna äkki. ei sobi või? aga mulle peab sobima. mulle peab see eluke sobima siis selliselt või? ja kui paljud naised seda teevadki. et ma ei tea, mis see on, rumalus või armastus, aga mul nagu on tass täis. ja mitte enda tass, sest minu tass on vägagi tühi. ja ma olen nautinud praegu seda aega, mis mul on olnud üksinda. ma olen magada saanud, ma olen tööasju saanud teha, ma olen päris palju edasi jõudnud. muidugi veel on palju teha, aga no olgem ausad, et see, mida mina teen versus see, mida tema teeb, tema protsessid võtavad siin aega veel. no esimese leveli sertifikaadid pole isegi veel käes, et kuhugi üldse nagu tööle saada. sertifikaatide võimalus tekib siis meil juunis. kogemus sealjuures nende sertifikaatide kõrval on nagu 0, eks ju. aga minu asjadega on selline lugu, et kui ma need nüüd üles panen, siis ma võin vähem kui 6 aega juba mäe peal olla. seda äkki kardetaksegi või? et me tahame, et sul läheks hästi, aga mitte kiiremini kõrgemale, kaugemale kui mina. kas see on mingi mingi meeste ego teema äkki või?
et nagu miks naised peavad kandma seda koormat üksinda ja siis veel naeratama ja nagu olema kõigeks suutelised nagu ennast ohverdavad supernaised. aga kui meestel nagu sama lased teha, siis nad viskavad kinda põõsasse juba teiselt nädalalt. Arvates, et see lumikellukeste nali praegu siis võimaldas neil selle exiti endale sinna tekitada või mis nagu minu poolest viin need tagasi sinna põllu peale, kus korjasid, see ei ole see täna, mida ma enam vajan. Võib-olla jah, siin mõned ajad tagasi oleks see võib-olla olnud südant soojendav kuskilt. Aga tänasel hetkel nupp. Vaata, laps on nüüd juba nii suur, et ei saa enam kuhugi joosta oma vabandustega, miks ta midagi teha ei saa. Lapsega siis. Aga nüüd on uued mäed, mille taha ennast peita. Ja jätkuvalt sellest vastutusest millegi või kellegi ees või justkui endale sobivatel tingimustel sobivaid tükke hammustada. Põnev, põnev. Need suhted on nii põnevad. Parandan ennast. Mitte isegi 7 päeva. Sest noh, kes jõuab arvet pidada, kui sul on selline tamp taga, et sa tõmbad nagu 48 tunni sees 30 tundi tööd. Ühesõnaga tuli välja, et tegemist on 4 päevaga. Et see on nagu kõik, milleks siis suuteline oldi enne kui uksest välja joosti. 4 päeva. Ja siis oleme kõvad mehed ja räägime sellest, kui halvad on ikka naised ja nõuavad nii palju. Aga siis on meil mehed, kes ei suuda pooltki ega mitte ka veerandit sellest kanda, mida teevad naised igapäevaselt. Aga me disrespektime, dissime ja üritame vähendada, pisendada, alandada ja siis õigustame oma teguviisi ja mängime haavunud lambukesi küla peal. Nii tore, eks ju?